tere mu vennad, issanda rahu kõigile. Täna on selle nii õnnistatud 7-päevase paastu ja palvekampaania 6. päev, et Jumal annaks sulle võidu. Meie jaoks on see väga suur rõõm. See on minu jaoks, sest meid ehitatakse ka väga üles. Te ei kujuta ette, kui palju te meid õnnistate sellega, et me oleme siin ühtsena koos. Kogudusena otsime Jumalat ja täna tahan ma rääkida millestki väga olulisest. Kui sa tahad oma elus võitu saavutada, pead sa õppima, kuula nüüd, sa pead õppima end issandas tugevdama. Amen. Ja kui ma räägin enese tugevdamisest, siis ma mõtlen, et sa pead ise hakkama saama, ilma kellegi teise abita. Sa ei saa sõltuda minust, sa ei saa sõltuda. See ei ole inimene, kes on sinu kodus, sinu abikaasa. Sa pead ise üles tõusma, sina ja Jumal. Amen. Sa saad tugevamaks, Piibel ütleb Efeslaste raamatus 6. peatükis. Tugevdage end issandas ja issanda väes, tema väes. Kas tead, miks ma seda räägin? Sest ühel hetkel tundub, et sul pole enam väljapääsu. Tundub, et asjad ei saa enam korda minna. Sa ei tunne enam soovi palvetada. See on see vaimse jaheduse hetk, sest sa oled nii kurb, et isegi palvetada ei suuda. On küll, aga just sel hetkel pead sa leidma jõu sealt, kus seda pole. Sa pead uskuma ka siis, kui lootust pole. Amen. Piibel ütleb, Abraham sai tugevamaks. Vaata seda, ta sai tugevamaks. Andes Jumalale au. Siis ta sai tugevamaks. Ta lõi jõu sinna, kus seda polnud. Ja selles samas piibilõigus öeldakse, et Abraham uskus ka siis, kui lootust ei olnud. Ehk siis ta ammutas usku isegi siis, kui tal polnud lootust. Ja sa pead õppima seda tegema. Ja selleks ma tahan siin koos sinuga lugeda, pärast seda palvetab ka Tais sinu eest. Tais, kui sa tahad midagi öelda, jah, sa võid kommenteerida, eks kallis? Vaata, ma loen sulle ühe lõigu, mis on 1. Saamueli raamatus 30. peatükis. Vaata, mis juhtus. Alustan 1. salmist, ma loen. Pane hästi tähele, see ütleb nii. Kui Taavet ja tema sõdurid jõudsid 3. päeval Siiklagi, olid Amalekid rünnanud Negevit ja põletanud Siiklagi linna. Ja nad viisid vangi kõik, kes seal olid, naised, noored ja vanad. Kedagi ei tapetud, vaid nad viidi Siiklagist kaasa, kui nad oma teed jätkasid. Kui nad jõudsid Siiklagi, Taavet ja tema sõdurid leidsid linna tulekahjus hävitatuna ning nägid, et nende naised, pojad ja tütred olid vangi viidud. Siis Taavet ja tema sõdurid nutsid valju häälega, kuni neil enam jõudu ei olnud. Ka Taaveti 2 naist olid kaasa viidud ja Taavet oli sügavalt mures, sest mehed rääkisid tema kividega surnuks loopimisest. Kõik sõdurid, kes olid kibestunud oma poegade ja tütarde pärast. Taavet aga sai tugevaks issandas oma Jumalas. Halleluja. Amen. Vennad, te saate juba aru, eks? Vaenlased tabasid Taavetit ja tema sõdureid ootamatult, sest kui nad ei olnud linnas, vaenlased, Amalekid võtsid naised, lapsed, vanurid, viisid kõik minema, kaasa arvatud Taaveti naised. Kõik on korras. Kõik. Sel hetkel ütleb Piibel, et Taavet oli sügavalt mures, sest teised mehed tahtsid teda tappa, tahtsid teda kividega surnuks loopida. Lõppude lõpuks oli tema juht. Kuidas ta lasi vaenlasel nii suure eelise saada? Aga me teame, vennad, et vaenlane on kaval ja mõnikord püüab ta meid üllatada. Mõnikord tabab ta meid ootamatult. See on see uudis, mis jõuab äkitselt. Eks ole, see on ootamatu uudis. Ma olen sellest juba läbi käinud, sina ka, eks kallis. Ja just sel hetkel sul pole enam jõudu. Jah, sest Taavet nuttis nii palju, ta oli nii kurb. Eks ole, midagi polnud enam teha. Ta lihtsalt istus ja nuttis. Ja peale selle, eks, mehed tahtsid teda ikka veel tappa. See tähendab, ta tundis end kõige hullemana, sest tundis end kasutuna, ebaõiglaselt kohelduna ja laimatud igatahes. Ja siis, siin ütleb Piibeleks, et tema aga sai issandas tugevaks. Ja nüüd ma võtan sulle lühidalt kokku, mis pärast juhtus. Kui Taavet sai issandas tugevaks, siis ta palus kutsuda preestri. Ta palus preestri õlarüüd, pani selle selga ja ütles, Jumal,
ning hakkas palvetama. Jumal, ma tahan teada, kas ma peaksin oma vaenlasi taga ajama. Kui ma neid taga ajan, kas ma leian nad ülesse ja saan tagasi selle, mis on minu oma? Ja siis Jumal andis vastuse. Siin salmis 8. Jälita neid, Taavet, sest kindlasti jõuad neile järele ja suudad vangid vabastada. Vennad, ma võtan selle siin kokku. Kui Taavet sellest teada sai, läks ta koos oma sõduritega. Neid oli üle 600 mehe, nad läksid kõrbe. Nad ei teadnud üldse, kas minna vasakule, paremale, tagasi või edasi. Nad ei teadnud, kus vaenlased on kogu oma perega. Aga siis nad leidsid Teepeau, egiptlase, kes oli haige ja ta oli sõjavang, ainult et kuna ta oli haige, ta jäeti maha. Ja sel hetkel Taavet küsis temalt, kuule, me võime su surmast päästa, võime sind säästa, aga sa pead meile ütlema, kuhu vaenlane läks. Ja siis ta näitas tee kätte. Ja tead, mis on huvitav? Kui Taavet ja tema sõdurid said oma naised ja varanduse tagasi, olnud midagi kaduma läinud. Mitte midagi. Isegi juuksekarva polnud puudu. Vennad. Jumal andis kõik tagasi. Me palvetame, aga ma tahan teile rääkida ühe loo, mis meiega juhtus ja mis on seotud selle kirjakoha teemaga. Lihtsalt selleks, et sa mõistaksid, et kui sa täna seda läbi elad, siis sa tuled sellest välja, sa saad hakkama. Võid sellest kindel olla, sa saad sellest üle. Saad Jumalas tugevamaks. Ja tema annab sulle, ta taastab selle, mida vaenlane on varastanud. Amen. Las ma räägin sulle, mis juhtus. Mina ja Tais alustasime internetis teenimistööd. Ja Jumal oli pannud mu südamesse väga suure unistuse inimesi õnnistada. Sõnumitega veebilehel. Sest las ma selgitan sulle, näiteks Instagramis, Facebookis, kui sa postitad postituse, seda näevad vähesed inimesed. Aga siis tuli mul üks idee ja Jumal kinnitas mulle, et ma peaksin seda tegema. Mul tuli idee kirjutada sõnumeid, mis oleksid seal aasta, 2 või 10 pärast, et igaüks, kes soovib, saaks neile ligi. Eriti need, kes läbivad sama olukorda. Siis ma lõin selle veebilehe ja selle tegi minu isa, endine töötaja. Aga ma maksin talle, et ta teeks kogu saidi hoolduse ja tol ajal hakkas väga palju inimesi seda külastama, vennad. Kindlasti külastas seda saiti tol ajal 1 miljon inimest kuus. Väga paljud inimesed said õnnistatud. Jumal tegi ilusat tööd. Ja siis vaenlane ei olnud üldse rahul ja just siis see noormees, kes lõi selle saidi, ta lihtsalt võttis selle saidi endale. Vaata, mida ta tegi. Ta läks notarisse, registreeris kõik enda nimele ja siis ma hakkasin päevade jooksul aru saama. Tundus, et Jumal juba valmistas mind ette, meid ette, eks ole, kallis. Järsku. Ma küsisin temalt, vaata, miks sa viivitad nende asjadega, mida ma sinult palun? Ja ta ütles mulle järgmist, ilkava tooniga. See sait ei kuulu enam sulle. Ma ütlesin, härra, kuidas nii, et see pole enam minu oma? Ma ütlesin, ei, see sait on nüüd minu oma. Ma olen selle juba endale võtnud. Vennad, ma mäletan, et mina ja Tais olime seal. Tais oli minu kõrval. See oli üks halvimaid uudiseid, üks raskemaid, mida kuulda. Sest ma mõtlesin ainult nii. Kui palju elusid jääb sõnumite kaudu õnnistamata selle poisi pärast, kes on ahne. Võib-olla ta mõtles, et ühel päeval hakkab see raha sisse tooma, ma teenin sellega raha ja ta muutus ahnemaks. Vennad, see oli nädalavahetusel, eks kallis? Jah, oli, see oli reedel. Kas sa tead, mida me pärast seda tegime? Me oskasime ainult palvetada ja nutta. Vennad, see oli nii suur kurbus. Me olime täpselt nagu Taavet. Ainult nutsime ja palusime Jumalat. Tee midagi. Tee mõni ime. Vennad, kui saabub laupäeva hommik, kohtusime advokaadiga. Aga kui ma mainisin advokaadile, et meid oli röövitud ja kahjustatud, advokaat ütles järgmist, vaat. Ma ei saa anda lootust, et see sait varsti uuesti tööle hakkab, sest ta pidi selle maha võtma. Õige, ta pidi selle esmaspäeval maha võtma, ta andis meile sellest teada. Ja advokaat ütles, vaata, ma ei saa seda saiti uuesti tööle panna, sest mul on vaja kohtuniku esialgset määrust, aga see võib võtta väga kaua aega. Aga siis me jätkasime palvetamist, me saime Jumalast tugevamaks, vennad. Vaata, meil oli usk, mis tuli Jumalalt, see ei tulnud meist endist. See on tõsi. Ja siis esmaspäeval see advokaat, ta läks proovima,
kohtunikuga rääkida, et proovida selgitada olukorda, mis oli äärmiselt kiireloomuline. See veebisait ei tohtinud maas olla, sest miljonid inimesed said sõnumitest puudutatud. Siis advokaat helistas mulle, see oli umbes kell 11 hommikul esmaspäeval. Veebisait läks maha, see oli umbes kell 10. Kui kell sai 11, helistas mulle advokaat. Kas tead, mida ta ütles? Hei mu poeg, vaata, su pühak on ikka vägev, jah? Sel hetkel ma ütlesin, minu pühak on Jeesus Kristus. Mis juhtus? Ta räägib mulle. Ta ütles, pastor, ma räägin sulle ühe asja. Ma läksin kohtumajja, et kohtunikuga rääkida, aga ma ei leidnud teda. Ja kui ma olin juba lahkumas, ilmus kohtunik äkki välja. Ta saabus just sel hetkel ja ma sattusin temaga kokku ja ma rääkisin kogu loo ära. Ma rääkisin, et teid rööviti ja siis ütles kohtunik järgmist. Lähme koos minuga kabinetti. Kohtunik, kes ei saanud internetist üldse aru, ütles ise ka, et ta ei saa sellest midagi aru. Aga ma usaldan teie sõna. Ma teen siis esialgse õiguskaitsemääruse ja kohtunik tegi esialgse õiguskaitsemääruse. Vennad issanda auks ja kirkuseks. Ma võtsin selle esialgse õiguskaitsemääruse koos temaga. Me läksime linna, kus see noormees elas. Andsime talle selle esialgse õiguskaitsemääruse üle, mille alusel ta pidi veebilehe kiiresti uuesti üles panema. Ja see veebileht tuli samal päeval tagasi. Läks uuesti ülesse. Me räägime sulle seda lugu siin selleks, et sa mõistaksid, et Jumal võib teha võimatut. Isegi advokaat ei uskunud, et see nii kiiresti juhtus. Ta ütles meile, et vaadake, oodake umbes 6 aega, see on keskmine aeg, mis kulub selle dokumendi tegemiseks. See on tõsi. Vennad, esmaspäeval ei lasknud Jumal isegi esmaspäevani jõuda. Ja mida ma veel tahan öelda on see, et me ei kanna vimma kõige selle eest, mida see noormees tegi. Me andestame talle, sest me mõistsime, et see võitlus on vaimulik. Nii et sina, kes sa seisad silmitsi lahingutega, me hakkame nüüd palvetama. Ma väga tahan, et sa avaksid oma südame Jumalale ja tooksid oma mure tema ette. Sest meie rääkisime oma loo ja võidu, mille Jumal andis ning ta teeb seda ka sinu elus. Halleluja. Meie Jumal on võitud ja Jumal, eks. Kindlasti tahab ta ka sinu eest seista. Ja, nii et palvetame, eks. Sel hetkel palume issandalt külastada. Sinu kodus ja sinu pere. Et Jumal saaks puudutada, eks. Sinu elu ja sinu peretöös ning et issand võiks sind sellel hetkel tugevdada, nagu ka teda. Amen, amen. Au olgu Jumalale. Palvetame. Vennad Jeesuse nimel. Amen. Issand, minu Jumal, minu isa. Me oleme siin sinu palge ees. Veel üks päev. Aitäh, isa. Jumal, ma tahan sind tänada, sest siiani oled sa meid aidanud, isa. Issand, on inimesi, kes kuulavad meid praegu, issand, kes on täiesti põhjaseks. Neil ei ole kuhugi joosta. Neil ei ole väljapääsu. Aga sinu sõna ütleb, kust tuleb minu abi? Minu abi tuleb issandalt, kes on teinud taeva ja maa. Amen. Jumal, meie abi tuleb sinult, issand. Nii nagu issand andis meile võidu ja midagi ei läinud kaotsi. Ma profeteerin, issand, et ükski plaan ei õnnestu nende inimeste vastu. Ma kuulutan sinu laste üle, issand, sinu võitu. Jeesuse nimel ma usun, et issand taastab kõik, mida vaenlane on röövinud. Kõik, mida vaenlane meie vastu kavandas, on nüüd Jeesuse nimel kokku varisenud. Isa, kõik, mis on varastatud, sina, issand, taastad selle. Issand toob tagasi, isa. Nii nagu issand tõi Taaveti pere tagasi sõdurid koos oma peredega. Nende peredega. Sina oled Jumal, kes annab jõudu. Jeesus, õpeta meid. Õpeta kallis, kuidas issandast tugevaks jääda. Hääleluja Jeesus, me usume, isa, et sina oled Jumal, isa, issand, kes hoolib oma omadest. Ma usun, et sina, issand, kuuled iga palve soovi, isa. Sel hetkel, isa, me oleme juba 6 päeva, isa, palvetanud, isa, erinevate põhjuste pärast, isa. Imede eest, võidu eest. Ja ma usun, et te juba sekkute iga ühes asjas. Ja ma palun nüüd koos oma vendade ja õdedega, isa, me paneme end üheskoos sellesse sõtta, et palvetada, et võidelda. Nii nagu Taavet nutis seal koos rahvaga selle kannatuse pärast, mida ta läbi elas. Nii nutame ka meie praegu, isa, tuues selle sinu ette. Põhjus, sinu lapsed, kellel on probleeme perekonnas, probleeme abielus, lapsed, need, kellel on nakkus või füüsiline haigus hinges. Issand, sina oled Jumal, kelle jaoks miski pole võimatu. Jumal, minu isa, Jumal, kes teeb imesid, on Jumal, kes suudab muuta ükskõik millist olukorda, isa, et issand võiks tugevdada oma lapsi, isa. Me vajame, et sa suurendaksid meie usku, et sa õpetaksid meid päevast päeva käima
isa kindlalt issandas, otsides sinu ligiolu, isa. Võiks meid aidata, isa, me vajame sind, me anname end sinu kätte, Jumal, isa. Iga olukorra, isa. Ja me juba kuulutame võitu Jeesuse nimel, halleluuja. Et issand on Jumal, kes hakkab imesid tegema, isa. Puudutades sinu külasta nüüd, isa. Sinu lapsed, kellel on emotsionaalsed probleemid, kes on depressioonis, ärevuses, isa. Puudutades igaüht neist, isa, too tervenemist, too elu. Isa, issand, sina oled Jumal, kes puudutab, issand. Väljub vägi, väljub ja tervendab. Sina oled Jumal, kes suudab muuta, isa. Mida arstid ütlesid, et ei juhtu, et see on võimatu. Kas see on see, mida sa tahad teha oma lapse elus? Laste, sina oled Jumal, kelle jaoks miski pole võimatu, kellele me nüüd anname kõik. Isa ei ole olemas, mis on meie Jumala jaoks võimatu. Ja me teame, et sina annad võidu, isa. Et me võiksime, isa, issand, ennast sinu sees, issand, isa. Et sina võiksid meile anda võidu. Jeesuse nimel, Jeesuse isa, sulle, Jumal, isa, kogu tema elu, iga hetk. Jeesuse nimel, isa, halleluja. Laruu, püha Jumal, isa, aitäh, Jeesus. Aitäh, me tahame juba tänada, aitäh. Sest me usume, et võidmine on meie peal, isa. Võidmine on suur rahva peal. Jumal, ma tean, et sinul on vägi, et muuta tema iga olukorda. Sinul on vägi selle loo käiku muuta. Ja täna võtame me selle vastu, Jumal. Me võtame selle omaks kõigest, mida te juba olete vaimses maailmas. Issand on juba alustanud meie eest võitlemist. Amen. Nii nagu issand andis strateegiad, tarkus, juhatus, suund. Ta viia tema sõdurite jaoks. Usun ma, et issand annab selle sinu laste kätte, isa, et nad saaksid tagasi võtta. Kõik, mis on varastatud, kõik, mis on kadunud. Jeesuse nimel. Halleluja, isa. Amen. Halleluja. Vaata, loodan, et sa vaatad mind. Loodan, et sõnum puudutas sind. Ja me oleme väga õnnelikud, et sa oled siiani jõudnud juba 6 päeva. Veel on viimane päev ees, aga kui sa jõudsid täna siia, võib-olla esimest korda, siis ära kurvasta. Sa saad vaadata alates esimesest päevast. Amen. Ja ma jätan siia alla lingi koos kogu kampaaniaga. Ja kui sulle meeldib, siis palun jäta siia kommentaaridesse ka oma arvamus. See innustab ka teisi inimesi. Sest ma usun, et paljusid inimesi puudutab see vennad, hakkab seda palvekampaaniat vaatama. Amen. Me ootame sind siis homme kell 3 pärastlõunal. Me oleme siin, et sinu elu eest Jumala poole hüüda. Kas sobib? Jumal õnnistagu teid kõiki. Rahvas, suur kallistus. Jumal olgu teiega.